võib ulatuda 787 euroni kuus. Kuid nagu alati peitub tõeline sisu detailides. Tõus ei ole ühtlane ning sõltub inimese staažist, teenitud punktidest ja ka pensioniliigist. Riik põhjendab pensionitõusu eelkõige inflatsiooni ja elukalliduse kasvuga. Eelmisel aastal kasvas tarbijahinnaindeks enam kui 8%, mis tähendab, et ilma pensionitõusuta väheneks pensionäride ostujõud märgatavalt. Valitsuse eesmärk on hoida pensionite reaalkasvu, et eakad ei kaotaks oma sissetuleku väärtust. Kuid samal ajal on arutlusel ka mõningad kärpe teistes toetustes, mis võivad osaliselt seda tõusu tasakaalustada. Oluline on mõista, et pensionisüsteem Eestis koosneb mitmest sambast. Riiklik vanaduspension, kohustuslik kogumispension ehk teine sammas ja vabatahtlik kolmas sammas. Selle aasta muudatused puudutavad eelkõige riikliku vanaduspensioni, kuid teatud ulatuses mõjutavad need ka teise samba väljamakseid. Uus indekseerimisvalem, mille alusel pensione igal kevadel tõstetakse, on nüüd pisut muutunud. Selles võetakse senisest enam arvesse keskmise palga